Mina olen siis Margo Kubjas, Päästeameti Lääne-Päästekeskuse ehituskontrolli nõunik. Minu igapäevatööks on siis ka majutusettevõtete ehitusprojektide menetlemine, kui ka siis kasutuslubade menetlemine. Ehk osalen siis selles etapis, kus siis hakkab projekteerimine ja lõpuks see valmib. Ja siis, kui ta valmis on, siis läheb see objekt edaspidiseks ohutuskontrolli inspektoritele, kes siis elukaare vältel käivad neid objekte vaatamas, et oleks kõik korras, ohutus tagatud. Ja täna räägime natukene siis ehituslikest nõuetest. See küll väga palju otseselt teid kui haldusinimesi ei puuduta, kuid on ka ikkagi olemas seal kokkupuutekohad teie igapäeva toimetustega. Ja mis on siis oluline, on see, et majutusettevõtetes moodustatakse tuletõrkesektsioonid. Ja sektsioon on siis hoone osa või ruum ühel korrusel, võib ka olla läbi mitme korruse, mis on ümbritsevatest hoone osadest siis eraldatud selliselt, et tule levik välja või sissepoole ei ole võimalik ette määratud aja jooksul. Majutusettevõtete puhul tuletõrkesektsioon ei saa läbi mitme korruse moodustuda, sest majutusettevõtetel on korruste kaupa sektsioneerimise kohustus. Ja on ka kindlasti ette antud siis piirpindalad, kui suur võib olla üks tuletõrkesektsioon siis majutusettevõttes. Et tihti on ka majutusettevõtete juurde siis rajatud ka vaba aja veetmisvõimalused, on see siis spa, basseinide või mõne muu asjade näol. Ja 1600 ruutmeetrit on TP1 hoonel siis see piirpindala, mille järel peaks tekkima tuletõrkesein ja siis võib järgmine 1600 ruutmeetrit tulla edasi. Kui me räägime väiksematest majutusettevõtetest, näiteks TP3 klassi, ehk nad võivad siis olla kuni 800 ruutmeetrit. Miks see niimoodi on? Erinevate tuleohutusklassidega ehitistel on erinevad pinnakihtide tuletundlikkuse nõuded. Ehk TP3 klassi hoones on palju siis leebem, näiteks siseviimistluse nõue kui TP1 klassis, aga see toob ka kaasa selle, et kui tulekahju õnnetus juhtub, siis selle levik saab olema kiirem, aga ta peab jääma siis selle 800 ruutmeetri peale. Üks, mis on oluline majutusettevõtete puhul sektsioneerimisnõue on eripõlemiskoormus. Et kuidas tema tekib? Tema tekib tavaliselt siis laoruumidesse, abiruumidesse, kuhu pannakse siis igapäevaks vajalikku tagavara. Näiteks kätepaberid, WC-paberid, voodipesu, kõik muu. Ja kui eripõlemiskoormus tõuseb üle 600 megajouli ruutmeetri kohta, mis on kuni 600 megajouli on siis tavapärane eripõlemiskoormus majutusettevõttes, siis üle selle minnes tuleb hakata sektsioneerima selliseid laoruume, mis on üle 10 ruutmeetri suured. See ei tähenda seda, et ei võiks ka väiksem laoruum olla tuletõrkesektsioon, sest mida väiksemale pinnale see tulekahju pidama jääb, seda väiksemad on ka tagajärjed. Et kui Raido Mets rääkis teile tulekahju arengust, olulistest minutitest, siis eripõlemiskoormus on see, mis kõike seda toidab, tulekahju arengut, ja mida kõrgem ta on, seda rohkem soojust, kuumust, suitsu, kõike muud vabaneb ja hakkab siis, ütleme, tegema seal hävitustööd. Ta ei pruugi küll kõike maha põletada, aga suitsukahjustused on ka väga suured. Kui siis korruste kaupa sektsioneerimisest juttu ennem oli, siis siin on teile nüüd väikene visuaalne näide selle kohta, kuidas ta siis välja näeks. Ehk siin on iga korrus omaette REI 60 tuletõrkesektsioon. Ehk 60 minuti jooksul ei tohi kuumus, suits ega tuli
ühelt korruselt teisele liikuda saada. Küll on siin veel trepikoda, mis on siis ulatub kõikidest 4 korrusest läbi. See on siis evakuatsioonitrepikoja lõikeosa siin. Et nende uksed on siis EI30, et kuni 30 minutit on see trepikoda siis ka kuumuse ja suitsuvaba. Kui on täidetud kõik olulised nõuded, on uksed kinni, ei ole kuhjatud sisekoridorides eripõlemiskoormust juurde. Ja kui hoonel on kelder või tüüning, siis ka need tuleb kindlasti ära sektsioneerida muust hoone osast, et oleks takistatud võimalikult palju tulelevikut. Mis teeb majutusettevõtte päästetööde võtmes selliseks heaks hooneks on see, et tal on sees väga palju kasutusotstarbest tulenevaid tuletõkkesektsioone. Teadupärast on siis majutusruumid omaette tuletõkkesektsiooni nõudega, lisaks lao, ventilatsiooniruumid pluss evakuatsioonitrepikojad. Reeglina on igas majutusasutuses ette nähtud vähemalt 2 eraldiseisvat evakuatsioonitrepikoda, mis annab siis inimestele võimaluse evakueeruda ehitisest ka siis olukorras, kus teine trepikoda näiteks ei ole mingil põhjusel kasutatav. Seda võib tingida see, et on jäänud uks lahti ja tulisuits kuumus pääseb trepikotta ja inimesed saab kasutada, aga neile jääb alternatiivvõimalus teist kasutada. Ja nagu ma ütlesin, siis majutusettevõttes on hästi palju tuletõkkesektsioone, mis annab päästjatele hea võimaluse lokaliseerida see tulekahju seal tekkekohas. Ehk näiteks, kui Raido ütles, et numbritoas tavaliselt on kõige enam levinum tulekahju, siis 15 minuti jooksul, kui kõik nõuded on korrektselt täidetud, ei saa see tuli ja suits ja kuumus siia sisekoridori mitte mingit moodi liikuda. Eeldusel, et uks on siis varustatud ka sulgemisseadmega ja korrektselt sulgub. Et väga oluline on tagada nende uste korrektne sulgumine, mis eeldab siis omakorda seda, et neid reguleeritakse ja kontrollitakse perioodiliselt. Teine oluline teema, mis juba ehituse käigus tegelikult ja projekteerimises paika pannakse, on tuletundlikkus. Ja tuletundlikkus on järjekordselt siis seotud tulekahju levikuga, mida madalama tuletundlikkusega on ehitusmaterjal või siis sisustusmaterjal, seda väiksem on võimalus, et ta süttib ja suudab levitada siis tuld või eraldada soojust, mürgiseid gaase ja põlevaid kuumi tilku. Ja tuletundlikkuse nõuded majutusettevõtetes kehtivad nii seinitele, lagedele kui põrandatele. On reguleeritud ära ka põrandakatete tuletundlikkus, pluss siis tekstiilse sisustusmaterjali tuletundlikkus, katusekate, fassaad, elektrikaablid, et kõik on ära reguleeritud majutusettevõtetes, on nad üpriski siis madala tuletundlikkusega, ehk nad ei kipu siis osalema tulekahjus või siis väga väikesel määral suudavad seda teha. Mis on hästi oluline, on ka tekstiilsete sisustusmaterjalide tuletundlikkus. See, kui ehituskontrolli teenus võtab vastu kasutusloa menetluses majutusettevõtte ja kontrollib siis kõikidele nõuetele vastavust, see on väga tore, kõik vastab nõudele. Aga mis tekstiilsete sisustusmaterjalide puhul on oluline ka teada, osata siis ka jälgida, ongi see tuletundlikkuse nõue, sest teadupärast tõenäoliselt ei tekid padjad, linad ei kesta sama kaua kui see ehitis ise 50 aastat, et neid vahetatakse üpris tihti vajaduspõhiselt ja siis tuleks kindlasti jälgida ka tekstiilsete sisustusmaterjalide tuletundlikkust, ehk et ei soetaks nailonist kardinaid või muud sellist materjali.
ja tekstiilsete materjalide hulka kuuluvad siis kardinad, vaibad, madratsid, tekid, padjad, pehme mööbli, sealhulgas ka toolide kattematerjal ja polsterdus ning ees- ja vahekardinatena kasutatavad materjalid. Ehk sisuliselt kogu sisustus tekstiilile on esitatud siis tuletundlikkuse nõuded. Miks see oluline on? See on oluline sellepärast, et kui ka juhtubki mingil asjaolul siis see tulekahju, siis see tuba ei mattu koheselt leekidesse, vaid seal võib küll tekkida suitsu, mingil määral kuumust, aga ta ei lahvata põlema. See tähendab seda, et kahju hotellitoas jääb oluliselt väiksemaks, saab võib-olla kergema sandremondiga piirduda, pluss siis sisustuse vahetusega selle asemel, kui seal see tuba täielikult tühjaks põleks. Ja reeglipäraselt tavalistes majutusasutustes on siis sisustusmaterjalide tuletundlikkus SK1 ehk kogu see tekstiilne materjal on katsetatud siis leegikatsega. See on nüüd kõige tugevam siis katse üldse, mis olla saab tekstiilimaailmas. Ja kui ehitisse on pandud ka automaatne tulekustutussüsteem, sellisel juhul võib olla siis ka SK2 tuletundlikkusega sisustusmaterjal. Ehk SK2 tähendab seda, et need on katsetatud siis sigaretikatsega. Ja nagu Raido eelnevalt ütles, siis ei kipu meil tänapäeval sigaretid olema, kõik ise kustuvad. Aga kuna on sprinkleeritud hoone, siis eeldatakse, et kuumus tõustes rakendub kustutussüsteem ja kustutab ära selle tulekahju. Ja SK1 puhul on siis ka välja toodud näited, ehk need on raskesti süttivad, kustuvad iseenesest ja ei sula. Tulekaitse nendeks toodeteks võivad olla siis tulekaitsevahendiga töödeldud puuvill, vill, viskoos, polüester, akrüülkiud, aramiidkiud, PVA-kiud ja kloorkiud. Et kui nagu läheb selle näiteks tekkide patjade tellimiseks, siis kindlasti tuleks ka tellimisel küsida, kas teil on siis näiteks SK1 sertifikaat ka kaasa anda. Ehk nad siis peaksid teile andma tootega kaasa selle sertifikaadi, mis kinnitab, et see partii on raskesti süttiv. See, kuidas nad selle SK1 nüüd saavutanud on, millise tulekaitsevahendiga töödeldud, see on juba sertifikaadiga kaetud, muidu nad ei saaks SK1, aga neid võimalusi on erinevaid, et seda saavutada. SK2 on siis juba süttiv materjal, mis suudab põleda lõpuni. Näiteks vill, tihendatud puuvill, polüamiid ja osa modifitseeritud akrüülkiude, näiteks polüpropeen. Enamus Läänemaa tellid ei ole AKS-i ehk automaatse tulekustutussüsteemiga kaetud, kuid on kindlasti erandeid, kellel on, et siis selles osas saate valida vastavalt siis paigaldistele, mis teil ehitises on, ka selle tuletundlikkuse, et seda kindlasti tasub järgida. Et ta tundub nagu ei oleks ta midagi, aga kui midagi süttib ja see areneb väga kiiresti, siis tegelikult on oluline ikkagi tähelepanu pöörata. Tuleohutuspaigaldised reeglina on siis majutusettevõtetes automaatne tulekahju signatsioonisüsteem, sõltuvalt majutusettevõtte suurusest, kas ta on siis konventsionaalne ehk näitab ahela täpsusega või on adresseeritud süsteem, mis näitab siis konkreetselt anduri täpsusega, ütlebki ära näiteks, millises numbritoas tulekahju alarm tekkinud on. Üks osa ohutu evakuatsiooni ja päästetööde tagamisest on siis ka suitsutõrje. See võib olla lahendatud nii mehaanilise kui ka siis loomuliku tõmbega. Loomuliku tõmbe alla kuuluvad luugid, aknad, mida avades on siis võimalik suits ja kuumus välja juhtida põlengualalt. Kindlasti üks oluline osa on evakuatsiooni valgustus.
mis suunab siis inimesed õiges suunas ohutu koha poole, et nad saaksid evakueeruda. Tulekustutid on kindlasti ette nähtud, 1 6-kilogrammine kustuti iga 200 ruutmeetri kohta, kuid mitte vähem kui 2 tükki korruse peale. Miks see nii on? See on selleks, et kui üks kustuti ainult oleks näiteks nõutav ja sellel on rike, siis tegelikult nõue küll oli täidetud, kuid see kustuti ei rakendunud ja tagajärjed on ikkagi kurvad. Ja kui on kuum köök, siis peab olema ka F-klassi kustuti suurusega minimaalselt 2 liitrit, et oleks võimalik siis rasva kustutada. Sõltuvalt ehitise omadustest võib olla seal nõutav ka pitsekaitse. See selgitatakse jälle välja projekteerimises, see sõltub inimeste arvust, kõrgusest, kasutatavate ehitusmaterjalide tuletundlikkusest. Kui on üle 4-kordne majutusettevõte, siis juba tekib trepikottaga märktõusutoru, mis oluliselt lihtsustab siis päästjate tööd. Et kui päästja ei pea hakkama 5. korrusele autost otse hargnema, vaid ta saab selle 4. korrusel oma vooliku sinna märktõusutoru külge panna, siis päästjate reageerimine on päris oluliselt 1-2 minutit kiirem. Jälle, kui me lähme tagasi tulekahju arengukõvera juurde, siis iga minut loeb. Ja kui häirekeskusesse helistatakse, seal hakatakse juba tegelikult sekundeid lugema. Nii selle kutsetöötluse kui ka päästjate väljasõidu aega, et pääste loeb sekundeid ka tulekahju olukorras. Sõltuvalt objekti eripärast võib ta olla siis ka varustatud automaatse tulekustutussüsteemiga. Ja kui on nüüd automaatne tulekustutussüsteem või mehaaniline suitsutõrje, siis peab olema ka ehitises infotabloo. Infotabloost ja paigaldistega seonduvast räägib teile järgmises setis siis Saveli Eeskivi. Nüüd läheme igapäevaelu poole lähemale. Kuna kogu aeg ehitised on pidevas arengus, nad vajavad ümber modifitseerimist, on seal võib-olla tõstetakse kööginurka ringi, on vaja kanalisatsiooni, vett, elektriasju muuta, ventilatsiooni muuta. Et siis väga oluline on teada, milline sein on tuletõkkesein, millise tulepüsivusega see tuletõkkesein on, et oleks võimalik korrektselt ära sulgeda uus tekkinud läbiviik. Täna Päästeametil pädevusnõue puudub tihendustöödele, seda võib põhimõtteliselt teostada iga inimene. Vasakpoolse pildi peal on siis näha mitte korrektne läbiviik, on ilus suur auk, on näha tavalist ehitusvahtu ja kaablid jooksevad sealt läbi ehk tihendamata. Kui nüüd selles ruumis midagi juhtub, on tulesuitsu kuumuse levik takistamata teistesse sektsioonidesse ja võib päris palju paha tekkida. Parempoolsel fotol on näha siis korrektselt tihendatud kaablite läbiviik. See on küll tehtud alajaamas, aga väga hea näide, kuidas on korrektne seda asja teostada. Rääkisin ventilatsioonist. Siin on nüüd näha, vasakpoolsel pildil on kasutatud roosat tulekindlamat montaaživahtu. Inimestel on tekkinud miskipärast arusaam, et kui ta on tulekindlam vaht, siis ta võib igal pool kasutada. Päriselus see nii ei ole. Päriselus on nii, et kui me räägime tuletõkkeklapi paigaldusest, siis esmalt ongi vaja kõigepealt vaadata, mis klapi paigaldusjuhend ütleb. Millisest seinast ta lubab seda läbi viia ja millise vahendiga seda üldse tihendada tohib. Kui klapitootja ütleb, et selline lahendus on okei, et kipseinast võib roosa vahuga neid läbi viia, siis nii on. Aga ei tea veel ühtegi klapi paigaldusjuhendit, mis vahtu lubaks kasutada. Kõrval on siis näha ära näritud tükikestest kokku pandud läbiviik. Mingil määral ta kindlasti takistab suitsu ja tuld, aga ta ei ole terviklik ja see ei suuda takistada ikkagi nende suitsugaaside ja kuumuse levikut.
Väike näide siis ka korrektselt paigaldatud tuletõkkeklappidest. On ilusti tarindisse kinnitatud, õige suurusega poltidega on kinni pandud, see klapp püsib tulekahju olukorras ja takistab tulesuitsu levikut. Teisel pildil on näha kanalisisene tuletõkkeklapp, mis on üpris levinud, kus pannaksegi siis tuletõkkeklapp kanali sisse ja siis jätkatakse, pannakse plafoon otsa näiteks. Kui kuumus tekib, siis see klapp sulgub, mingil määral on küll suitsuleket torustikku, aga kindlasti mitte nii palju, et kogu hotelli sisustuse suudaks ära rikkuda. Kanalisatsiooni osas mõned näited, kus on üldse tihendamata jäänud korrektselt, eks on tavaline ehitusvaht pandud. Tegemist on keldriga, kelder on tuletõkketsoon ja siin peaks olema kindlasti ka võetud kasutusele meetmed. Vasakpoolsema pildi peal on küll näha, et on juba paigaldatud tuletõkkemansetid, mis on üpriski õige lahendus antud olukorras, kuid igaks juhuks on ka siis seda roosat vahtu lastud, et oleks asi nagu parem. Ilmselgelt ei ole tööde teostaja tutvunud tuletõkkemanseti paigaldusjuhisega. Taustal on näha ka torustikku, mis on roosa vahuga plasttorustik tihendatud. Tavaline montaaživaht roosa ei suuda paisuda tulekahju olukorras, aga see toru sulab siit ära ja ongi valla jälle tee suitsudele ja kuumusele ja leegile. Parempoolsel pildil on siis korrektselt paigaldatud. Kui kuumus tekib, mansett hakkab paisuma ja kui see toruga kahaneb, siis grafiit paisub täis selle ava ja hoiab tundide kaupa tagasi kõiksugu suitsutule levikut. Margo, Jah, su slaidid kadusid korraks ära. kas millise koha pealt? Korraks vist ühendus katkes ja see viimati näitasid neid läbiviikude ja tihendamise. Nii, neid. Ja, see oli viimane slaid. Nüüd on näha jälle. Ahah, seda te nägite? Ja. Okei, mul saidki fotod otsa. Nii, ja kuidas neid olukordasid vältida? Esmalt peaks vaatama siis paigaldatava toote paigaldusjuhendit ehk kui teil on plaanis paigaldada tuletõkkeklapp kuhugi tarindisse, võtke see klapi paigaldusjuhend. Vaadake, mismoodi tootja annab juhised see töö teostada. Klapi tootja on teinud katsetused ja katsetuste tulemusel ongi siis see paigaldusjuhend, mis tagab korrektse paigalduse korral ette nähtud toimivuse. Veendu ka, et valitud toode on üldse sobilik sinna tarindisse, et tänapäeval meil ju tuletõkkeseinad võivad olla nii betoonist, kipsist kui ükskõik missugusest ehitusmaterjalist. Ehk sobivus sinna seina või lakke, kus läbiviiku teostama hakatakse. Tihendusmaterjalid tuleb valida siis paigaldatava toote juhise alusel. Kui juhend ei ütle, siis tuleb hakata vaatama tihendusmaterjale, nende tootjapoolseid juhiseid ehk milliseid läbiviike see toode suudab siis efektiivselt siis tihendada, et ei tekiks pärast, nagu eelnevatel piltidel oli olukorda, kus küll tulekindlam vaht, kuid ta ei ole mõeldud sinna panemiseks. Ja kindlasti tuleks ka läbiviigu tihendamine dokumenteerida ehk kuidas, millega me need tööd teostasime, et oleks selge arusaam, et teostatud töö vastab tuleohutusnõuete poolest siis ette antud nõuetele. Ja kui teil ise ei suuda seda sobivat toodet leida, siis oleks mõistlik mõne tuletõkkevahendit müüva ettevõtte poole minna sinna kohale või saata e-kiri, kirjeldada situatsiooni ja küsida, millist materjali nemad konkreetselt sinna soovitavad, sest iga müüja teab väga hästi oma materjalide omadusi. Siin on siis näide üks elektrikaabel on vaja läbi viia müüritist seinast. Reeglina kaablitootja ei anna ette läbiviikudele tihendamist. Vägivaldselt valisin välja siis Craftfire silikooni, mis on mõeldud ka kaablid müüritises või betoonseintes tihendamiseks. Lisasin siia juurde sõlme, milline on nõue seinale. Sein peab olema vähemalt 150 mm paks.
ja siis on ära näidatud, kui suurt kaablit võib läbi viia, mismoodi see tuleks kõik ära tihendada, et oleks tagatud 120 minutit tulepüsivust. Oluline on leida see õige sõlmlahendus, et mõnel tootel võib see olla mitusada tükki, aga kui tööd teostate, siis võiks olla see lahendus juures, millise lahenduse järgi see tehtud sai. Teine kiire näide, mul on aeg kohe lõppemas, kuid räägime lõpuni, on kanalisatsioonitoru läbiviik betoonlaest. Reeglina siis ka ei anna kanalisatsioonitoru tootja sõlmlahendusi tule takistamiseks. Küll teeb seda tuletõkke manseti tootja, kes on siis katsetanud oma mansette erinevate torudega erinevates tarindites. Ja vahelaest läbiviigu kohta on ilusti antud väga selge juhis, kui palju miski toode peab olema seal siis paigaldatud, milliste kruvidega tuleks siis kinnitada see mansettlakke, kuidas tihendada siis manseti ja läbiviigu vahe, et alumiselt poolelt näiteks siin tuleb 20 mm sügavuselt kivivillaga, et takistada siis sellega külmasuitsu läbiminekut tarindist. Mis teil veel võib olla vahetusse minev kaup on evakuatsiooniteel olevad sulused. Ehk kui uksele on ette nähtud näiteks väändnupp ehk liblikas, siis tuleb asendada see sama väärsega ja paigaldada liblikas. Kui on ette nähtud klink, siis tuleb leida sobiv link sinna asemele või siis kogu see, ütleme, lukusüsteem välja vahetada koos sobiva lingiga, millel on ka tuletõkke katsetused peale ehk reeglina tuletõkke uks käib katsetuses täiskomplektina, lengid, ukseleht, sulused, avamisseadmed, sulgemisseadmed. Et oluline tähelepanu pöörata sellele asjaolule. Ja kui on rohkem kui 150 inimest, siis on ka poom, ka need võivad kuluda ja katki minna, siis tuleb ikkagi asendada samaväärse tootega. Ja kiiresti vastan ühele küsimusele, mis registreerimisel oli, et oleks soov näha tuletõkke vahendiga kaitstud kandekonstruktsiooni. Siin fotodel on nüüd näha küll selline, kus on see ebaõnnestunud tuletõkke värvimine metallkonstruktsioonidel. Suure tõenäosusega, kas ei ole kasutatud seal aluskrunti või ei ole olnud tööde teostamise ajal hoone ja selle tarindi temperatuur paigaldusjuhendi kohane. Ehk see värv on hakanud lahti kooruma. Need on minu enda tehtud fotod. Tänaseks on see tootmishoone kõik üle värvitud, need kandefermid ja toodab väga edukalt puitmaju. Ja siin on siis näha, on võetud PFP Produkt OÜ kodulehelt fotod. On vasakpoolsel fotol näha tuletõkke krohvi peale kandmine. On villatamist näha, kui metallkonstruktsiooni saab ka kapseldada villaga või näiteks FR-board tahvlitega, et neid tooteid tegelikult on turul palju. Kui selleks tööks läheb, siis kindlasti tuleb teha korralik turu-uuring, millised tootega on kõige mõistlikum saavutada siis see soovitud tulemus ja kindlasti tähelepanu pöörata, kas ja kui tihti tuleks seda uuendada, mida vähem hooldust vajab, seda parem on ta ettevõtte toimimise osas. Minu poolt on praegu kõik, aitäh!